Waking up on the floor, seeing how the rain flows down the window. I waited for this storm. I waited all night, I hope I'm seeing storm tonight. Cause I'm waiting for this storm, this storm. I waited for so long, so long. I don't know, I'm made so beautiful. Cause I'm waiting for this storm, this storm. All night long. Running through the rain, it takes all my thoughts away. Then it reminds me of you. The storm is making me feel like you're here tonight. I hope I'm seeing storm tonight, tonight. Cause I'm waiting for this storm, this storm. I waited for so long, so long. I don't know, I'm made so beautiful. Cause I'm waiting for this storm, all night long. Now I'm seeing the storm. It takes my breath away. Cause I waited so long. Cause I waited for this storm, this storm. I waited for so long, so long. I don't know, I'm made so beautiful. Cause I'm waiting for this storm, all night long. Vot niimoodi. Elton John on nüüdsest ajalugu. Daamid ja härrad, meie tänast Viva Virtuaalklubi, Viimsi Viva Virtuaalklubi alustas meie enda Viimsi elanik ehk siis Inger Fridolin ja meil on hea meel teid taaskord tervitada sellel toredal neljapäevasel õhtul. On 30. aprilli kuupäev ja kui tavaliselt juba sellel kellaajal mööda linna ja mööda erinevaid muid avalikke kohti käivad ringi päris mitmed nõiad. Mõnel on mask ees, mõnel pole vaja. Siis sellel aastal on asjad pisut teistmoodi. Ei ole ju saladus see, et meid on viimased juba pead 1,5 kuud kimbutanud selline väike vastik pisik, mille nimeks koroonaviirus ja seoses sellega on siis välja kuulutatud ka eriolukord ja just nimelt tänu eriolukorrale jällegi, nagu juba vanad eestlased ütlesid, et pole halba ilma heata, ongi sündinud meie saade. Täna läheme eetrisse 4. korda ja mina, Erki Sarapuu, hea meelega tutvustan teile nüüd ka natukene lähemalt, mis meid täna ees ootab. No kindlasti ei saa me isegi sellel ajal, kui on soovituslik ilusti kodus olla, natukene võib-olla mõtteid mõlgutada, koguda nii vaimset kui ka füüsilist kaalu. Ei saa üle ega ümber me spordist ja kindlasti on ka viimsilaste seas sport väga tähtsal kohal, nii et on oodata täna meil sporditeemalist juttu. Kindlasti teeme juttu ka maailmakuulsa dirigendi ehk siis maestro Tõnu Kaljustega, aga saadet alustab ikkagi aktuaalsete teemadega ehk siis jätkuvalt on meil käimas
eriolukord ja juba mõne hetke pärast me võtame ka ühendust meie tänase saate esimese külalisega, aga enne veel pöörame pilgu korra uuesti meie ekraanile ja muide, kallid sõbrad, tuletan teile meelde, et tegemist on meil otsesaatega, nii et kui vahepeal peaks juhtuma midagi taolist, et siis teile teadmiseks, et tehnika veab alt, aga tegelikult see oli nagu nali ja me võime endale lubada mõnikord ka selliseid vahvaid vimkasid. Võtame ühendust praegu meie kõrvalsaalis oleva artistiga Ingeriga ja Inger, tere õhtust sullegi! Tere õhtust! No alustasid nii kena looga, millega sa täna veel üllatad meie vaatajaid, ehk siis millist muusikat tasub täna oodata sinult? Kindlasti räägin ma kodust, mis on praegusel ajal väga aktuaalne teema, et me püsime kodus ja ka räägin ilusast päevast, et loodetavasti ma saan tänase õhtu teha inimestele, kes siis püsivad praegu kodus, selle õhtu ilusaks teha, et seda ma siin püüangi teha. No ma usun, et sinu jaoks on võib-olla ka selline esmakordne kogemus siis veeta Volbri öö nii-öelda eelõhtut siis mitte kuskil tänavatel ringi käies ja luua otsas ratsutades, vaid hoopistükkis istudes üksinda suures uhkes saalis ja pakkuda siis meie valla kaaselanikele vahvat muusikat. Aga nüüd tänane saade algab ja esimene külaline, Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja, härra Tõnu Troon. Tere õhtust, Tõnu, ja alustuseks küsime siis, et mis tunne on praegu kodus istuda selle asemel, et Volbri ööd nii-öelda ette valmistada ja hakata vaikselt tähistama? Tere Erki ja tere ka teistele viimsikatele. Täna on kusjuures päris mõnus kodus istuda, sellepärast et meil sotsiaalvaldkonnas tänases olukorras sellist kodus istumist me ei ole saanud väga palju nautida. Et vaatan aknast välja, naudin seda ilma akna tagant ja ei ole hullu. No aga tuleme nüüd tagasi ikkagi selle aja juurde, mil kuulutati välja eriolukord, ehk siis see oli 13. märtsi kuupäev, kui minu vanamehe mälu mind ei peta, ja nüüd on sellest juba möödas 1,5 kuud. Et milliseid väljakutseid on eriolukord pakkunud just nimelt meile, ehk siis Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiu osakonnale? Issand, nüüd läks keel sassi. Ütlen ausalt, et me ei ole mitte keegi selles olukorras varem olnud, et sotsiaalosakonnale on tulnud päris suur fookus selle eriolukorra valguses, et olukord, kus on korraga ohus nii inimeste tervis kui ka siis majanduslik toimetulek, et loodan kiiresti, et see kuidagi normaliseerub, et siin saame ainult ise olla tublid ja kuigi eriolukorra piiranguid pisut leevendatakse, siis siiski oleme kodus ja hoiame nii teisi kui ennast. Et ilmad on küll õues ilusad, aga veel ilusamad ilmad tulevad, et me üldse ei taha, et see olukord kuidagi uuesti kriitilisemaks muutuks. Et eriolukord on meile tublisti tööd juurde toonud, et abivajajate hulk on võrreldes eelmisel aastal sama ajaga kasvanud umbes 3-kordseks. Oleme eriolukorra algusest saadik tegelenud selliste teemadega, mis on tegelikult meie igapäeva tavatöö peaaegu pea peale keeranud, et olgu selleks kas või isikukaitsevahendite väljavõlumine olukorras, kui kõik riiulid igal pool tühjad on, aga tuleme toime. Ütlen ka täna ausalt seda, et me esialgu valmistusime, et olukord läheb keerulisemaks. Et täna on tegelikult see 1,5 kuud andnud meile võimaluse veel korralikumalt valmistuda. Me oleme valmis, et ka sellel majanduslikult keerulisel ajal peale eriolukorra lõppumist on endiselt kokkupuude siis sotsiaalvaldkonnaga ja saame siis planeerida oma tööd kiiremaks, et me jõuaksime kiiresti inimesteni, jõuaksime nende abivajaduse kiiresti leevendada. Et jah. No
küsiks veel igaks juhuks üle ka, et milliseid toetusi või siis teenuseid on meie valla kaaselanikel võimalik siis eriolukorrast tingituna abivajadusel nii-öelda taotleda? Et võib-olla siinkohal nagu kõige asjakohasemad toetused olekski siis kas riiklik toimetulekutoetus või meie oma kohaliku omavalitsuse eelarvest makstav toimetuleku tagamise toetus. Et nende toetuste kohta, küll kõlavad sarnaselt, aga tegemist on erinevate toetustega, üks tuleb riigieelarvest, teine kohaliku omavalitsuse eelarvest. Mõlemad on mõeldud siis peredele ja inimestele ajutise raske toimetuleku hetkel toe pakkumiseks ja elementaarsete esmatarbekaupade muretsemiseks, et riiklik toimetulekutoetus peaks katma siis näiteks töökaotuse või sissetuleku kaotuse korral kommunaalkulutused, olgu selleks siis üürikorteri kommunaalkulud ja ka üürimaksed ja lisaks peab inimesele kätte jääma riiklik toimetuleku miinimum, mis tänase seisuga on 150 eurot ühe inimese kohta. Et iga järgmise pereliikme toimetuleku miinimum on 120 eurot ja alaealise pereliikme toimetuleku miinimum 180. Et me vaatame iga taotluse vaatame individuaalselt üle ja hindame pere olukorda, et kas neil ikkagi see riiklik toimetuleku miinimum jääb kätte ja kui on tekkinud ka või on oht jääda väga suurtesse võlgnevustesse, saame pakkuda võlanõustamist, sest riiklik toimetulekutoetus tänase seisuga laenu või kodulaenu tagasimakseid ei hüvita, et isegi laenupuhkuse korral jäävad inimestele alles intressimaksed ja neid me proovime siis katta läbi kohaliku omavalitsuse eelarvest makstava toimetuleku tagamise toetusega. Et julgustan inimesi pöörduma meie poole, et kui teil mure on, siis helistage meie spetsialistidele, minu töökaaslastele, nad on väga professionaalsed ja aitavad välja selgitada reaalse siis abivajaduse. Et küsige kas või nõu. Ma olengi täna näinud tegelikult seda, et väga paljud inimesed ei ole veel hetkel hädas, sellepärast et töötukassal on omad toetusmeetmed töötuks jäämise korral, samamoodi kui on olnud mingisugused koondamislained, siis koondamishüvitis on välja makstud inimestele, aga see võib suve poole tulla. Et siis selleks olukorraks on paljud inimesed juba täna valmistumas, uurides siis oma variante, et mis sellise tumeda tuleviku puhul neil oleks kasutada, et kuidagi ikkagi nagu hakkama saada. Aga kuidas sulle tundub, et kas nüüd inimesed tänu sellele eriolukorrale ja sellest tingituna ka hetkel juba võib öeldagi, et kergele kriisile, majanduskriisile, on hakanud pigem kogukonnana teineteisest rohkem märkama ja toeks olema või vastupidi just tänu sellele, et tegemist on sellise koroonaviirusega, et inimesed ikkagi hoiavad rohkem ikkagi nii-öelda distantsi ja ei suhelda nii palju, kui oleks võib-olla vajalik ja võimalik ja täna on tegelikult, ma olen seda tähele pannud, et tõesti inimesed on hakanud märkama, et juba kriisi alguses saadik on ka kohalik kogukond meil siin viimsilaste hulgas olnud väga palju inimesi, kes on meie poole pöördunud ja soovinud või avaldanud soovi teha vabatahtlikud tööd, et sellest olukorrast kiiremini välja tulla. Et see teeb tõesti südame soojaks, et hetkel me saame küll hakkama, aga me kogume need kontaktid kokku juhuks, kui olukord peaks keerulisemaks minema. Loodame siiralt, et ei lähe, aga tõesti, ja näiteks me oleme oma osakonnaga võtnud ühendust siis riskigruppi kuuluvate eakatega 70+, kelle aadressile siis nooremaid inimesi pole sisse kirjutatud, 1200 inimest. Helistasime, lõime selle nii-öelda esmase kontakti, et inimesed julgeksid ka oma abivajadusest meile kurta, et me oleme ise helistanud, proovinud, viisime läbi sellise esmase hindamise, kas nad saavad hakkama, mis neile muret pakub. Et siis tuli ka välja seda, et tegelikult inimesed ütlesid, et meie saame hakkama, aga palun helistage minu naabrile ka, küsige, kuidas temal läheb. Ja kui me siis naabrile helistasime, siis naaber omakorda ütles, et helistage minule teisele naabrile, et kuidas tema hakkama saab. Et kõik muretsevad, et sellist naabrite vahelist võistlust, see on nagu saanud teise rolli, et pigem tuntakse muret
et tõesti see on tore. Ja sama lugu on sellega, et me elame praegu väga heal ajal, et meil on igasugused nutivahendid, millega me saame oma lähedastega kontakti hoida, et olen ise ka siin, minu vanemad on teises Eesti otsas, et oleme siin terve perega suhtlenud läbi videosilla, tähistanud tähtpäevi, et ma näen, et kui seda proovitakse, siis hakatakse seda tegema ja tõesti ka teistele pisikene üleskutse, et helistage oma vanematele, rääkige nendega, helistage naabrile, küsige, kuidas läheb, et see on täna igati tänuväärt. Tõnu, ja siis lõpetuseks ka võib-olla selline natukene positiivsemat sorti või miks mitte ka meelelahutuslikumat sorti küsimus, et nüüd seoses selle eriolukorraga, et võib-olla oskad sa öelda mõned sellised markantsemad näited sellest, et milliseid X asju on inimesed nagu palunud teiel abiga lahendada? Et kas on olnud sellist, et näiteks, et naabri kass on söömata ja käib minu liivakastis või midagi? On ikka. Ja et siin lastekaitsele nii kui ka meile helistatakse aeg-ajalt, et tahaksin ka öelda, et kortermajade elanikud, et lapsed trambivadki, et lapsed, kui on kodus, siis nad trambivad, et olge sellega rahulikud, et seal ei toimu mitte midagi. Meil on olnud nii politseisse teateid, et kolksud-mürtsud käivad, aga kui me peredele helistame, et siis ongi. Muidugi jah, positiivses mõttes tasub oma naabritest ka hoolida, et kui tõesti arvate, et seal võib midagi juhtunud olla, et siis andke meile teada, aga jah, selliseid kõnesid tuleb meile ikka aeg-ajalt. Et võib-olla sellise positiivse noodina tooks välja veel selle, et täna, kui meil on ühiskonnas üha enam maski kandmine populaarsemaks saamas, et ma tean, et politseile on tehtud selle kohta täitsa briefing, et kuidas maski tagant silmadega inimestele naeratada ja seda turvatunnet pakkuda, et õpime silmadega naeratama. Suurepärane, aitäh sulle, see oli Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja Tõnu Troon, ehk siis meie tänase saate esimene külaline. Kohe oleme tagasi ja räägime muusikast ja me räägime muusikast selle sõna otseses mõttes kõige laiemas mastaabis. Maailmakuulus dirigent ja Nargen festivali juht Tõnu Kaljuste on meie järgmine külaline, aga enne veel Inger Fridolin. Underneath the perfect storm, there is a place where I just want to go. I'm coming home. The two things my eyes have seen mean everything, but then I called your name. I'm coming home. In my heart, you're pulling me in. So I walk down this hall. Supposed to be, I've never been before. The color of your smile will bring the sun and it will shine, it won't be cold. I'm coming home. One day we'll be down when it's so hard to say goodbye till we go. We're going home. In my heart, I'm holding your hand. We walk down these halls. Here I'm supposed to be, never been before. Underneath the perfect storm, there is one place where I just want to go. I'm dreaming about these roads that bring me home. I'm here where I'm supposed to be. I'm saying through my phone.
Viimsi Viva virtuaalklubi number 4 on saade, mida vaatad, kallis televaataja, õigemini siis öelda kallis internetitelevisiooni nautleja ja meil on hea meel tervitada meie järjekordset külalist. Tänases saates on teie ees Tõnu Kaljuste, ehk siis dirigent, maailmakuulus dirigent ja ka Nargen festivali juht. Tere õhtust, maestro! Tere, tere! Rõõm on näha, et vaatamata sellele, et on eriolukord välja kuulutatud ja võib-olla liikumine on mõnevõrra piiratud, silmad säravad teil sama uhkesti nagu ka enne seda eriolukorra välja kuulutamist. Küsikski kohe alustuseks, et kuidas olete vahepeal oma aega sisustanud, maestro? Olen praegu Naissaarel ja Naissaarel on nüüd saanud 2 kuuri korda. Puhtaks võiks isegi öelda. Ja oleme siin edendanud igasugust tegevust. Muidugi valmistame ette festivali ja veel on siin tulemas puurkaevu tegemine, siis väiksed veepoid on tarvis panna ja kõik see, mis mereluga kaasas käib. Nii, et ei ole nagu käed rüppes. Juhendan üliõpilasi ja nii see elu käib. Just, et ei ole käed rüppes istuma jäänud. No teile kui paljude Arvo Pärdi uudisteoste maailma esiettekannete dirigendile, kuidas teile, õigemini küsingi otse, et kuidas see olukord on, et kas on jäänud ka Pärdi maailma esiettekanded ja muid analoogseid asju kõvasti vähemaks, et kas on nüüd härra Pärdi muusika ja maailmale tutvustamine pärsitud või olete ikka saanud kuidagimoodi seda asja edasi ajada? Ühtepidi on jäänud palju kontsertreise ära, nagu kõikidel dirigentidel. Aga teistpidi on Arvo Pärdi muusikal niisugune väärtus, et näiteks Euroopa kõige suurem klassikakanal Metso. See andis meie Pariisi Filharmoonia kontserti üle kandis kuskil 7 korda selle perioodi jooksul, mis on tohutu suure klassikamuusika vaatajaskonnaga, kuulaskonnaga. Nii et meie jaoks see virtuaalne mälu tõesti töötas suurepäraselt. Me saime väga head tagasisidet. Nii et võib öelda, et muusikal on see võim, et täna kuskil võib-olla ei kõla, aga kui ta on hästi jäädustatud siis ja sobib keskkonda, siis seda kasutatakse ja Arvo Pärdi muusika kõlas mitte ainult Metsos meie ettekandes, vaid ka paljud erinevate orkestrite ettekandes. Näiteks sain Austraalia kammerorkestrit ühe väikse video, nii nagu Facebookis ikka need liiguvad, nad mängisid väga ilusti Pärdi Tapatšemit. Ja seda sama teost on paljud orkestrid mänginud ja nüüd, kui Berliini filharmoonikud alustavad just mai keskel oma kontserdielu, siis seal on ka kavas Arvo Pärdi muusika, nii et muusika levib nii väga erinevates olukordades ja oluline on lihtsalt, et see muusika, mis omab niisugust laia kuulajaskonda, leiab õigel hetkel õige tee. No te olete laialdaselt tuntud tõepoolest siis eelkõige ikkagi rahvusvaheliselt tunnustatud dirigendina. Nüüd me siis saime teada, et olete väga tubli kuulipuhastaja, ka meremees ja viibite Naissaarel. Ja ei ole saladus tegelikult ju ka nüüd see, et Naissaar on teile ka väga tähtis. Nimelt on ju siin sündinud Nargen festival. Kui tugevalt on ta põimunud teie igapäevastesse tegevustesse just nimelt see Nargen festival? No kui Nargeni algusest rääkida, siis ma ei saa üle ega ümber sellest, et mind Naissaare juures hakkas kõige rohkem võluma siinne ajalugu. Ja siin üks oluline persoon, selles oli kunagi Lennart Meri, kes mind juhatas Bernhard Schmidti isiku juurde. Jaan Kross oli küll teinud kauni romaani Bernhard Schmidtist, aga ma polnud seoses Naissaarega ja Bernhard Schmidtiga neid lugusid ja tema nooruspõlve uurinud. Ja isegi Jaan Krossi romaani siis ma olen veel lugenud. Nii et kui selle mehe eluga sai tutuks tehtud, siis see koht, kuna see oli müügis, siis see pani kõik rattad tööle.
ja tänu ühele mehel on sündinud ka see festival, sest me oleme teinud Bernhard Schmidtist ooperit ja oleme ka lavastanud Jaan Krossi Vastutuule laeva siin. Nii et see on olnud see, mis pani tööle. Nii et ühe inimese elutöö, lihtsalt tuletan meelde, et ta tegi maailmas niisuguse avastuse, mis puhastas selle ekraanikese udust. Varem oli niisugused pildid tulid taevalaotusest ja optikas, kus ekraani ääred olid udused ja tema läätsed, tema loodud optiline trikk tegi maailma jaoks pildi selgeks. Nii et ses mõttes see kujund on väga võimas. Seda võiks meeles hoida. No praeguse seisuga on ikkagi veel piiratud ja ei ole piiratud ja ei ole veel võimalik korraldada suuri üritusi, aga millised on teie plaanid siis nii eelpool räägitud Nargeni festivaliga kui ka pärdipäevadega sügisel? Pärdipäevad lõpetavad Nargen festivali ja lõpetavad 11. septembri, siis kui Arvo Pärdi 85 sünnipäev on. Me alustame pärdipäevadega septembri alguses. Et me, kas need toimuvad või ei toimu, ma arvan, selle peale me suurt ei mõtle. Me lihtsalt oleme teinud hästi palju erinevaid programme ja oleme pakkunud välja praegu pärdipäevad sellisel kujul, nagu te nargenfestival.ee lehel leiate. Ja tõepoolest see Nargen festivali algus, Haapsalus kreegipäevad, need jäävad paraku ära, see jääb nagu juuni sisse. Aga juulist me veel loodame. On, ei ole, siin võib-olla peaks teada saama, mis need suured üritused on ja mis väiksed. Tahtsingi tegelikult selleni jõudagi. Just, et ma just tahtsingi teie käest ka uurida selle kohta, et milline on nagu teie arvates definitsioon suur sündmus? Kas sündmused teeb suureks seda külastav rahvahulk või selle pakutav sisu või mingisugune omavaheline sümbioos seal? No vaat, meil on igal ühel väike kogemus sellest, kuidas maailmas praegu see viirus levib. Kuskil meile kõige lähedasem oli siis see Saaremaa võrkpallimäng, kus tuli välja, et inimesed plaksutavad ja läbi ruuporite paneb mingisugused viiruselained tööle. See on üks asi. See on huvitav on ka nii mõelda, et katkud on siin maa peal olnud ju varemgi. Ja need tõesti peale panevad inimesi toimema teistmoodi. Nii et ütleme, kui me ei kätle, me ei tereta, me ei kallista, me ei suudle, mida tavaliselt Eesti inimene on juba õppinud nii eurokultuuris, siis me oleme jälle potsatanud sinna vanasse heasse distantsi tagasi. Ja siis on ka olnud maailma muusikaelus niisugune periood, kus ega inimene eriti plaksutanud. Nii et see plaksutamise vaba kontsept võib-olla tuleb ka nagu mitte teretamise kontsept ülemineku perioodil, miks pärast tuleb plaksutamised tagasi. Aga see suur ja väike klassikalises muusika on see lihtne, sest kammermuusika, see hakkab duodest, triodest, kvartettidest, kammerorkestritest, kammerkooridest, mis on kuskil mõeldud 150-200 inimest on tavaline lossid, lossisaalid, küünid ja tavaliselt väiksemad kohad. Ja suured on sümfooniakontserdid, ooperid, suured ooperid. Ja kui mõelda rockmuusikas, siis eks seal ole ka väiksemaid, intiimsemaid kontserdid, jazz, kus on tarvis inimestel nagu rohkem jälgida ja kaasa mõelda. Ja suured need on niisugused grillimisüritused, kus tegelikult suurtega muusikat ei kuule. See on lihtsalt sumina sees olev, tüpsu sees olev niisugune
elevil olek ja vaata, ütleme, need võib-olla võivad sellele viirusele olla nagu tänuväärt koht, kus levida. Et kui inimene muutub niisuguseks emotsionaalseks, aktiivseks, siis need viiruselained hakkavad lendama, nii et väga raske on nagu administreerida seda ja inimestele edasi öelda, et võt, käitugi nii või teisiti või et see kontsept on lubatud, see ei ole. Nii et see teekutse peab niisugust muusikute oma talupoja mõistusest tulema. Selge. Igal juhul aitäh teile veel kord selle eest, et natukene paetasite sellest, kuidas on kriisi ajal teie elu käinud ja loomulikult meil on hea meel ka selle üle, et olete jätkuvalt optimist ja ootate juba sügist, et saaksid toimuma järjekordselt siis Nargen festivali raames peetavad erinevad kontserdid. See oli Tõnu Kaljuste, ehk siis maailmakuulus dirigent ja ühtlasi ka Nargen festivali juht. Meie saadega läheb edasi muusikaga. Tahan hoida sind pilvedes, hoida maha langemast. Tahan olla see soojus, mis talvel su põues sirutab. Või mõni hääl, mida oled otsinud sa. Tahan olla see hing, kes sind hoiab. Tahan olla see ainuke latel sinu koduteel. Mil tunned end üksi, kuid mina olemas veel. Ma luban, et paitan su südant meelelkedel. Ma tahan olla keegi sinu teel. Nii lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal on meilene päike ja maa. Tahan päiksena paista sinu inule. Neil hommikutel, kui uni sun silma sees. Tahan olla sul õlg, kui keegi haiget teeb. Võtan täna sinu kurbuse oma käte vahel. Nii lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal on meilene päike ja maa. Oh, 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 nii lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal tunnen ma sinuga. Nii lähedal tunnen ma. Nii lähedal on meilene päike ja maa. Jätkuvalt kestab virtuaalne aplaus ja miljonid inimesed üle terve maailma ning loomulikult eelkõige Viimsi elanikud, kes vaatavad meie saadet praegu, on lausa püsti tõusnud. David Jäärat, teie ees oli Inger Fridolin ja nüüd ongi aeg natukene lähemalt rääkida siis selle noore ja andeka inimese tegemistest. Tere Inger veel kord sulle ja räägi meile, kuidas on sinu jaoks viimased 6 nädalat näiteks möödunud? Tere! Ausalt öeldes rahulikult. Et väga erinev
muidu minu elustiilist, mis enne siis eriolukorda oli. Kuna mu elu on tavaliselt olnud kiire, siis nüüd ma olen õppinud puhkama, olema pere keskel ja elurütm on rahulikum. Ma püüan iga päev teha sellise päevagraafiku, et mul väga igav ei hakkaks, et see aitab mul nagu veel siin püsida. No hea meel on näha, et seisad sirge seljaga, riht on õige ja ei ole lamatisi tekkinud siin pika puhkemisperioodi ajal. Aga milline on siis karantiini ajal ikkagi, niivõrd kuivõrd karantiini ajal Inger Fridolini päevagraafik? Paluks detaile. Detaile? Ma ärkan tavaliselt 8:30. Nii vara? Jaa, nii vara, sest ma arvan, et muidu ma magaksin selle päeva üldse maha, kui ma üldse varem ei ärkaks. Nii et ma panen kohe varakult endale äratuse, ärkan ülesse, söön, teen trenni ja siis kirjutan muusikat ja harjutan pilli, nii kitarri kui klaverit ja ka trumme, mis mul kodus endal on, trummikomplekt. Et kõike saab teha, lihtsalt peab leidma kuidagi tegevust ja vahel tulevad sellised võib-olla uuemad tegevused, näiteks üks nädal ma värvisin enda stuudiotuba ja siis püüan ikkagi käia mere ääres, mis mul kodu lähedal on, ja metsas, et saada rohkem inspiratsiooni, et kirjutada muusikat. No meie spioonreporterid ongi tegelikult meieni toonud informatsiooni selle kohta, et tänu sellele, et sa värvisid oma stuudiotoa uut värvi, on sul tegelikult ka peale tulnud uus selline, mitte virtuaalne, vaid päriselus loominguline puhang ja on vist sealt ahjust tulemas üht-teist maitsvat, ehk siis muusikalisest ahjust. See on tõsi. Jaa, tegelikult tulebki mai keskpaigas mul uus laul välja. Ma ei saa veel väga detailidesse laskuda, et kõik, kes tahavad teada selle laulu kohta, siis minu sotsiaalmeedias ma hakkan varsti kõike seda infot jagama ja järgmine nädal on mul tegelikult muusikavideovõtted, nii et tuleb vahva. Tuleme tagasi ikkagi veel selle teema juurde, kus sa ütlesid, et teed trenni. Ja. Mis trenni sa teed ja kas sa teed seda endale või mingisugusel muul eesmärgil? Ma teen nii endale kui ka tegelikult oma õpilastele, kuna ma olen ka muusika kõrvalt on jalgpallitreener Viimsi Martin Reimi jalgpallikoolis. Ja nii see lähebki, et praegusel olukorral päris staadionile minna ei saa ja lapsi õpetada seal ei saa, et praegu käibki kõik virtuaalselt. Aga teemegi kohe otse lülituse meie järgmise külalisega, üllatuseks Ingerile. Kohe saame teada, kes see on. Täna me oleme Nastjaga rannas ja alustame järgmise videotreeninguga. Alustame! Woo! Mul on hea meel tervitada ikkagi siis meie külalist Martin Reimi, ehk siis Martin Reimi jalgpallikooli eestvedaja. No tervitan siit poolt vastu. Nii, aga me tahame siis jätkata saadet ja räägime natukene võib-olla Martiniga. Inger, me jõuame sinu juurde veel tagasi kindlasti, sest et meil on sinu käest veel saamata täna ka muusikaline soovitus järgnevaks nädalaks. Nii et praegu sa võid siis oma pille häälde uuesti sättida ja me räägime siis spordimeeste juttu. Nii, Martin. No, ütleme on nii ühte kui teist loomulikult, et elame ju huvitaval perioodil ja väljakutsed missugused. Et ma arvan, üldjoontes, nii nagu Eesti rahvas üldse selle kriisiolukorraga, siis on ju väga tublilt toime tulnud ja peetaks kinni reeglitest ja ollaks väga nagu eeskujulikud, et mulle tundub, et Eesti rahval on neid kriise vaja, et rohkem ühte hoida ja koos olla, et saame sellest üle ja kui jalgpallist rääkida või üldse liikumisest, huvialast spordist, siis meil ju praegu paistab väike niuke päike
väike juba, et päevade küsimus, kui saame tasapisi jällegi õue liikuda ja mingisuguseid treeninguid alustada. Küll tugevate nii-öelda reeglite ja nõuetega, aga ikkagi juba nagu päris sportidega. No olles isegi kunagi jalgpalli harrastanud, mäletan väga hästi, et treener küll aeg-ajalt soovitas, et julgelt kehasse, kui tahad palli kätte saada. Mina kui väike poiss siis ikka eelistasin distantsi hoida, näiteks vastasmeeskonna kaitsjaga. Et kas oskad sa nüüd prognoosida tulevikku, et kui nüüd see 2+2 reegel jääb, et millised jalgpalliriigid võiksid sellest reeglist nii-öelda kasu võtta ja millised riigid võib-olla siis kaotavad oma eelise? Me ju teame väga hästi, et Hispaania jalgpall on selline hästi lühikeste söötude peale üles ehitatud ja palliga väravasse jooksmine enam-vähem. Et kuidas eestlastel nagu siit olukorrast on? Kas on pigem võita või? No kui nüüd minna täitsa puht selle 2+2 reegli järgi, et kindel on see, et sellise olukorra või reeglite järgi jalgpalli või suurt jalgpalli ei mängita ja siis tuleb hoopis teise nimega spordiala võib-olla, aga kui ütleme, kujutame ette, et selline olukord on, siis võidavad kindlasti kiired tehnilised võistkonnad, kes on palliga hästi osavad, sest ütleme siin Põhjamaad ja ka Eesti mõistes see füüsiline pool ja kontaktsus, see on ju pigem meie relv või võtame kas või sama eeskuju kõigile see Islandi jalgpall, et kindlasti kaotame see pool maakera nagu rohkem sellest, aga ma olen kindel, et seda ei juhtu, et kunagi need nii-öelda reeglid ikka lähevad lihtsamaks ja saab ka ikka normaalset jalgpalli mängida. No jõuamegi nüüd järgmise küsimuse juurde, et oskad sina inimene, kes on seotud jalgpalliga vägagi tihedalt, sul on võib-olla ka sellist natukene täpsemat inside infot, et millal siis kõik fännid saavad taaskord näha seda päris õiget jalgpalli, kas siis teleriekraanide vahendusel või ju lausa staadionitel koha peal? On siin lähiajal mõni suur üritus tulemas? Jaa, ütleme nii, et kindlasti need esimesed kuud on loomulikult staadionid publikuvabad, aga suurt jalgpalli näeb juba vähem kui 10 päeva pärast. Minu arust on Bundesliga, ütleme Saksamaa, siis kõrgliiga uus algus 9. mai, kui ma nüüd või vähemalt sinna kanti, nii et ma arvan, et seda spordisündmust või neid mänge näidatakse siis teleris igal pool, et juba mingust esimest nälga saab rahuldatud ja eks siis riburada pidi tulevad seal teised liigad ja kui Eesti peale minna, siis jah, esimene samm on nüüd nagu ootel, et 2. maist nagu mingit moodi avatakse välisväljakud huvialaringidele niimoodi, et koordineeritult ja kuni 10 gruppides seal võib treeninguid mitte kontaktselt läbi viia, aga eks siin ka Jalgpalliliit nagu peab läbirääkimisi ja plaane, kuidas kas või esialgu siis seda tippjalgpalli või Eesti kõrgliigat tuua kiiremini võistluskorda, et millal lubada neid treeninguid nendele vähemalt siis kontaktseks ja nii natuke vara öelda, sest eks nii nagu siin eelkõnelejad on rääkinud, siis kõigil on see olukord uudne ja niisuguseid liiga ennatlikke otsuseid ja järeldusi ei taheta teha ja peame olema natuke kannatlikud. Ma ise loodan, et Eesti kõrgliiga jalgpalli mai lõpupoole ikkagi juba näeb, aga jällegi, et teleri vahendusel siis esialgu. No küsiks ka siis, kui Viimsi elanik ja tahaks ikka omasid poisse näha, mitte ainult siin Eesti tippmeeskondades, vaid ikkagi tahaks näha kaugemale jõudmas neid. Et oskad sa võib-olla öelda, et millal tulevikus saame näha mõnda Viimsi poissi jooksmas Champions League'i mõne meeskonna koosseisus väljakule? On sul sellised plaanid tehtud? Sellised plaanid, need on kahjuks sellised plaanid, mis nagu ei lähe niimoodi ellu, kui sa plaani paika paned. Loomulikult sihid ja ideed peavad olemas olema, aga nende peale ei saa nagu rajada ühte nagu spordiklubi. Ütleme nii, et eks meie ju
põhieesmärk on pakkuda Viimsi rahvale sportlikku eluviisi, Viimsi mitte ainult lastele, poistele ja tüdrukutele, vaid ka täiskasvanutele ja tuua neid spordi juurde ja siis kellele see jalgpall rohkem meeldib, nendele pakkuda ka võimalust nii-öelda seda ametit või jalgpalluri ametit õppida. Kindlasti on meie eesmärgid jõuda oma esindusvõistkonnaga järjest kõrgemale Eesti tasandil ja me ei taha seal ka nagu ajast ette rutata, vaid nii kui meil oma kasvandikud selleks võimelised on, siis nende najal nii-öelda sinna ka tõusta ja see oleks juba Eesti mõistes nii-öelda siis platvorm meie mängijatele juba olemas. Mis edasi nüüd juhtub, kuidas need mängijad suudaks ennast esiteks võib-olla Eesti koondisse või siis kuhugile välismaale või ütleme klubidesse, kes Champions League'i mängivad, siis eks see ole kindlasti pikk tee. Et kiirem tee oleks võib-olla Ragnar Klavanile pakkuda elamist Viimsis ja tuua ta Sardiinia saarelt Eestisse. Et see oleks kõige kiirem lahendus. Iseenesest on väga hea lahendus. Teeme mingisuguse crowdfundingu või? Jah. Igal juhul aitäh sulle, Martin, ja lõpetuseks veel selline küsimus ka, et viimasel ajal on ju hästi populaarseks saamas ka naiste jalgpall, tüdrukute jalgpall. Et kuidas sulle tundub? Kuidas Eestis on olukord? Et kas nüüd tüdrukud on võrreldes poistega ikkagi veel pikalt taga või tulevad jõudsalt juba järele ja arenevad samale tasandile? No kindlasti tüdrukute jalgpall areneb kiiremini hetkel edasi. Siin on ka taustaks võib-olla väike näide, siis kuidas meil tüdrukud hetkeolukorral treenivad. Et tänapäeval ju me kasutame ka väga palju seda sama Zoom-keskkonda, mis on lastele, koolilastele nagu väga tuttav kooliõppetööst ja saame samu asju kasutada ka treeningtöös, kus nad piltlikult öeldes nagu treeniksid koos. Samas igaüks on kodus eraldi ja nõuetele vastavalt, et eks on mingisugune lahendus ja ütleme, et IT mõistes või sellise virtuaalse kogemuse mõistes on väga palju treenerid ja mina klubijuhina kõike nagu õppinud ja kindlasti saab neid kasutada ka tulevikus. Aga kui tüdrukute jalgpallis, siis siin on näha, et täitsa jalgpallurid ju ja arenevad kiiresti. Loomulikult kõik sõltub sellest, kui palju need tüdrukud või kui suur seltskond tüdrukuid üldse jalgpalli hakkab mängima, et tekiks see konkurents ja kõik muu, mis seda asja edasi viib. Aga ma arvan, et tüdrukud on hakkajad ja on päris, ka siin Skandinaavia ju riikidest on häid näiteid tüdrukute ja naiste jalgpallist, nii et ei pea olema itaallanna, et väga hästi jalgpalli mängida. No igal juhul aitäh sulle, Martin. See oli Martin Reimi jalgpallikooli eestvedaja Martin Reim ja tõepoolest loodame, et siis juba kas lähitulevikus või siin keskmisel tasandil tulevikus saame ikkagi uhkusega näha mõnda viimsikat, kas siis meesterahvast või naisterahvast Ballon d'Ori auhinda üle võtmas. Nüüd me saame teada siis, milline on Ingeri muusikaline soovitus. Just. Nädala muusika. Ma soovitan väga kuulata sellist artisti nagu Harry Styles. Kas lisaks Harry Stylesile on sul veel mõni selline omapärane huvitav artist, keda sa soovitaks võib-olla inimestel jälgida võib-olla pingsavalt? Sest et Harry Stylesi tegelikult juba väga paljud teavad, aga võib-olla mõni selline artist, kes ei ole hetkel veel nii-öelda õitsele löönud, aga potentsiaali on kõvasti. See on hea küsimus. Nüüd ma arvan, ma jäängi vastuse võlgu. Ühelt poolt ma ei taha küll olla tunda kui egoistlik, aga ma soovitaksin ka ise ennast. Et ma arvan, et kuskilt peab alustama ja eks ma ka samm-sammult püüdlen oma unistuste poole, et loodetavasti see mõjub ka, see minu muusika mõjub inimestele sama palju nagu mulle mõjub. Et jah, praegusel hetkel ma ei oskagi kedagi täiesti sellist, kes on võib-olla vähem tuntud ja keda ma kuulan suurem osa ikkagi tuntuid muusikuid. Okei. No eks sa võtad kindlasti siis nii-öelda nendelt šnitti ja nüüd räägimegi võib-olla siis paari sõnuga sinu enda toimetamistest ka, et sa oled ju
üsnagi kiiresti tõusnud Eesti muusika taevas päris kõrgele orbiidile, et kuidas sa nagu ise tunnetad, et kuidas on see mõjutanud sinu maailmapilti vahepeal? Eks ikka on. Eks igalt nurgalt natuke, et mõnes mõttes ma ei tunne nüüd, et ma olen nii kaugel jõudnud, aga mõnes mõttes ma tunnen ka, et see on nagu siuke kahtemoodi tunne, et ma näen ise ka võib-olla oma siukest protsessi ja seda, et eelmine või üle-eelmine aasta olin ma seal näiteks kitarri õppimisega või siis laulu loomisega ja nüüd ma olen juba siin, et see areng on kindlasti toimunud ja ma võib-olla ise ei oska seda nagu tõusu vaadata või näha, aga ma olen väga-väga tänulik igale inimesele, kes kuulab minu muusikat ja kes on mind toetanud sellel teel. Et see kindlasti on silmi avav ja näitab palju rohkem, mis tegelikult toimub lava taga, mis on see, kui sa lähed Saku Suurel lavale ja sind vaatab üle 10 000 inimese nii telekast kui ka seal kohapeal, et see tunne on võimas ja erakordne ja ma naudin seda praegu, et ma teen selleks kõike, et ma saan muusikat teha ja seda välja lasta ja inimesed saaksid kuulata ja püüden oma unistuse poole, et võib-olla kunagi saab kuskil veel välismaa suurtel lavadel esineda, et siis selleks, ma arvan, selline erakordne kogemus. Kindel see, et välismaa lavadel me kunagi näeme sind, Inger. Meie Viimsi Viva virtuaalklubi saade on jõudnud nii kaugele, et meie otseeter hakkab läbi saama. Vaatamata sellele, et interneti koroonaviirus on rünnanud meie ühendusservereid, me tänase viimase külalise kindlasti kutsume meile oma tegemistest juttu pajatama järgnevates saadetes. Nagu ise kuulsite, see on kerge vihje. Kui esialgu me lubasime teha ainult aprillikuu jooksul saateid, siis siinkohal me ei lõpeta. Ja hoopistükkis teen ühe üleskutse. Nimelt, head sõbrad, kes te olete meie saatega need eelnevad nädalad veetnud ja kui teil on tekkinud mingisugused mõtted, et milliseid teemasid me võiksime saates käsitleda ja millised võiksid olla need külalised, siis andke meile sellest teada e-maili aadressil viva.festival@viimsivv.ee. Videoid saate järele vaadata meie nii Facebooki kontol kui ka meie YouTube'i kanalil ja ka Instagram televisioonis. Mina, Erki Saapuu, tänan teid. Kohtumiseni juba neljapäeval, mis on siis järgmisel nädalal ja tänast saadet jääb lõpetama Inger. I'm going back inside. When I was alright, I heard the sound. You calling my name, calling my name. The morning sun in your eyes, it was alright. You made me smile, and now it's okay. I'm still thinking about you. Baby, everything has changed. We're still staying the same with you. Only everyone will change, but we're still staying the same. Remember summer night, city of lights, you brought me here. Beautiful day, beautiful day. We lay down under the sky. I felt alive. You told me
I'm still thinking about you. Baby, everything has changed. We're still staying the same with you. Baby, everything has changed, but we're still staying the same with you. Every time I find myself with you. Every day I find myself with you.